päev ja suu on allapoole, piisab ainult helistamisest ja sul on tuju parem. Kes annab endast iga päev parimat ise see olla? Sest vaata, edu alus, ma olen täiesti veendunud, on suhted. See, et sa oleksid see inimene, kelle juures tahetakse olla, sellised nagu need siin lava peal, need nagu enamik teist juba on. Seetõttu palun, kultiveeri ennast seda hea tuju, olen õnnelik feelingut siit ära minnes iga päev. Ja isegi kui mingid sõbrad suga enam ei taha suhelda, sest nad arvavad, et mida sa siin rõõmustad, ju ilm on halb ja kõik on nii halvasti, miks sa nii rõõmus oled, siis ütle nagu, ma ei tea, mis sa ütled, ütle, ma lihtsalt otsustasin, et ma ei ole see kuu enam ühte korda õnnetu. Lihtsalt tegin katse, ma teen ühe katse, pea blogi, kirjuta Facebookis päev, 1 päev, 2 päev, 3 päev, 4 päev, 5 ja sa näed juba päeval 5, et kõik on muutunud. Ja ma soovitan meile alustada sellega, et me võiks ühe laulu koos laulda. Me võiks laulda, teate selle laulu, kui tuju on hea, vaata. Sest me leppisime kokku, meil on hea tujuvärk. Mis need on? Esimene oli, kui tuju on hea, siis käsi kokku löö. Siis tuli, kui tuju on hea, hüüa küll on hea. Ja mõtleme mingi lolluse kolmandaks koos välja. Mis võiks olla kolmas asi? Mis te olete näinud kuskil? No mingi totter asi ka, veits on freak, no et endal natuke nõme ja fun oleks samal ajal. Ei, see oli see hüüa oh-oh-oh. Ja oh-oh-oh va? Kui sobib see oh-oh-oh va? Me paneme mingi liigutuse äkki, kui sul tuju hea, siis rakutab. Ja igal asjal on liigutus. Käsi kokku löö, on nagu käed kokku, küll on hea, teeme nagu küll on hea. Ja kuidas, Marko, kuidas see oh-oh-oh võiks olla niisugune tobedalt? Kui sul tuju hea, siis hüüa ho-ho-ho. Aga siis teeme nagu selle. See on juba iseenesest äärmiselt tobe, kui keegi hüüa. Ho-ho-ho. Kui olete valmis või? Püsti! Ja paneme täiega, sest teised ei tea, et me seda teeme. Teeme nii, et need hakkavad mõtlema, mis siin saalis toimub, on ju. Alustame selle jalgade paugutamisega, sealt läheme kõik üle, aga laulame meie ka. Olete valmis? 3, 2, 1 ja... Kõvemini! Ja läks! Kui sul tuju hea, siis käsi kokku löö. Kui sul tuju hea, siis käsi kokku löö. Kui sul tuju hea, siis püüa seda teistelegi näidata. Kui tuju hea, siis käsi kokku löö. Kui sul tuju hea, siis hüüa, küll on hea, küll on hea. Kui sul tuju hea, siis hüüa, küll on hea, küll on hea. Kui sul tuju hea, siis püüa seda teistelegi näidata. Kui tuju hea, siis hüüa, küll on hea. Küll on hea. Sinu kord. Kui sul tuju hea, siis hüüa oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Kui sul tuju hea, siis hüüa oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Kui sul tuju hea, siis püüa seda teistelegi näidata. Kui tuju hea, siis hüüa oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Ja nüüd te kahele inimesele oma kõrval kalli. Go! Ma teen 3-le sulle ka. Kellel on tuju veel parem? Harald, sinu kord. Nüüd peaks küll tuju hea olema, eks ole? On teil meeles, et kui te ära läksite, te tegite ühe kleepsu, kus te panite mõned märksõnad peale? On ikka meeles, siis on hästi, vahepeal jäi meelest ära. Me mõtleme natukene seda ideed veel konkreetsemaks, et ma vaatasin noore, kes käisid minu juures, neil olid erinevad kleepsud, kes tahab mingit disaini teha, kes tahab midagi leiutada, kellel on mingi selline huvi. Ja me sukeldume natuke, vaatame veel konkreetsemaks ja nüüd selle järgmise seminari osa juures, ma arvan, mis on nagu kõige tähtsam osa on see, et me teeme ühe sellise nii-öelda ringi sagimis ja inimeste otsimise osa, kus sa saad vaadata, kellega sul ühisosa võiks olla. Paar sellist võib-olla olulist tehnilist küsimust, enne kui stardime. Näiteks tuli see, et kui palju, kui ma tahan midagi ägedat teha, kui palju mul peaks meeskonnas neid olema liikmeid? Intrum programmi raames võid sa teha seda ka üksi, kui sa tahad. Aga lõbusam on ju koos teha, eks ole?
nii et kui sa leiad, et see on selline asi, mida sa ainult üksi tahad teha, pole probleemi, anna tuld, see on täiesti lubatud, võidki idee pärast registreerida ära üksinda. Kui tahad, tee kohe 6 pundiga ja igasugu ägedat pulli. Mis küsimused veel oli? Mul oli näiteks, üks neiu tuli, küsis, et kuule tead, et mis siis, kui mul idee on nagu liiga nagu selline suur või liiga kallis, et seda nüüd küll ei saa teha. Ma küsin, no mis sa tahad teha? Ma tahaks Pärnusse ägeda kino ehitada. Ma ütlesin, see on väga hea, vahva idee. Nüüd mõtleme, kuidas sa võiksid sellest nagu otsast pihta hakata, et mis sul praegu vana kino juures ei meeldi. No ta rääkis, et istmed ei ole nii mõnusad võib-olla ja nagu halb on istuda. Ja siis ma mõtlesin, mida Mattias ütles? Mida Mattias ütles? Mis oli Mattiase hüüdlause? Mõtle nutikalt, eks ole. Ma ei pea hakkama kohe kino ehitama, aga vaatame, mis me saame olemasolevas kinos teha, et natukene paremaks muuta. Siis mõtlesime koos, vaatasime, kuule, aga sa saaks mingi padjad panna sinna toolide peale, teha mingid vipp-asjad, igasugu äged asjad, ja siis läks mõte tööle. Et samamoodi, kui sul tundub alguses väga mingi suur crazy mõte, lennuta nii, et on mõnus, ja siis jõua selle mingi esimese etapini, et mis ma kohe saaks ära teha, juba vaikselt algatada. Pausi ajal tuli üks noor, rääkis, et ta tahaks teha seljakoti, kus on padi sees. Ma täpselt ei uurinud, miks see hea on, aga kõlas väga lahedalt. Ma ütlesin, väga hea, õmble kodus valmis ära, üks variant, ja siis teine kord tuled näitad, inimesed on kõik vaimusta, siis saab mõelda, kuidas seda rohkem teha. Mis mõtteid veel oli? Siin oli ka hõljuva pliiatsi topsi idee, see oli ka väga provotseeriv. Et mis iganes mõte sul on, see mõte, mis on praegu sinu peas ja mis tundub sulle kõige südamelähedasem, on parim mõte, mis praegu olla saab. See mõte, mis on praegu sinu peas ja tundub kõige südamelähedasem, on parim mõte, mis praegu üldse olla saab. Et võtta see vormi, see üks nagu mingi suund välja ja üsna pea on sul võimalus vaadata siin, kas on veel liitlasi, kes tahaks minuga koos seda teha. Ja lisaks sellele, mis on äge veel teistega suhtlemise juures, on see, et nad küsivad sult igasugu küsimusi, oota, kuidas sa seda teha tahad või mis sa veel pakud või nii. Ja nendele küsimustele vastamise kaudu sa tegelikult mõtled enda ideed paremini läbi. Kõige magusam osa kohe-kohe tulemas, natukene veel sellise suure pildi loomisest, et mis asja me siin ajame. Suures plaanis muidu Entrumi keskne eesmärk ei ole mitte see, et me peame tingimata mingi projekti tegema, asjalikku nägu tegema ja mõtlema, et nii ongi värk. Entrumi keskne eesmärk on see, et sa saaksid enda parimad anded panna tegudesse, et sa saaksid tunda ennast elusana, et sa saaksid teha midagi ägedat. Midagi sellist, mis on sulle endale valmistab rõõmu ja ühtlasi ka sinu ümber olevate inimestele. Väga lihtne. See ei pea olema tingimata mingi selline formaalses mõttes projekt, vaid see võib olla igasugu muid asju. Suures plaanis, kuidas see asi kõik toimib, on nõnda, et enamasti need asjad, mida sina tahad kogeda, on näiteks tegutsemisrõõm. Sa teed asju lihtsalt, et need on äge teha, need asjad, mida sa armastad teha, need on sellised. Tunnustus. Hullult mõnus on saada tagasisidet, kui keegi ütleb, et mulle väga meeldib see, mis sa tegid. Inimesed kirjutavad mu blogi puhul, räägivad, kuidas nad seda loevad, kuidas nad sealt hullult abi saavad. Ja see tuleb ootamatult, aga see on hästi südantsoojendav. Ja selle nimel ma olen valmis panema veel enda muid töötunde selle kõrvalt, et sinna head sisu luua näiteks. Mind on vaja tunne. Mind on vaja tunne. Sa tunned, et positiivses mõttes on maailm nagu sõltuvuses minust, et ma annan nagu midagi sellist, mis kui mind ei oleks, siis selle kandi nende inimeste see elukvaliteet kuidagi väheneks selle jagu. Ja muidugi miks ka mitte, kui sul on ärimõte, et Entrumil sa võid ka mingi ärimõtte mõelda, hakkan selliseid asju tootma või sellist teenust pakkuma, siis võib sul huvi olla ka see, et veidi taskuraha teenida. Pole välistatud, võib ka seda teha. Ja suures plaanis sul on mingi idee, mingi mõte, mis kannustavad sind tegutsema, sina pakud enda idee kaudu ülejäänud maailmale näiteks rahuldust, et neil on mõnus olla, mugavust, et mingi asi, mis oli hullult tüütu, nad võivad seda kergemini teha, äkki sa teed midagi nende eest ära, mida neile ei meeldinud teha. Meelelahutust, no see läheb ikka peale, eks ole, kui on ikka ilus, mõnus asi, meelsasti inimesed käivad. Ilu, kas siis, vaatasin, mitmetel oli siin näiteks disaini ja kodu kujundamise teemad olid siin valge sildi peal ja nii, et see on näiteks ilu pakkumine, et enda ümber see keskkond siin nagu harmoneeruks. Nautimisrõõmud, see harmoneerub võib-olla selle restorani mõttega, nauding, heaolu ja turvalisus. Turvalisus ka veel see, et turvalisus võib näiteks olla see, kui sa tahad aidata teisi enda eas olevaid noori, et nad paremini tuleks toime, näiteks tööintervjuul või enda kutsevalikul. See on ka tegelikult turvalisus, sest nad muretsevad, et mis must siis saab või niimoodi. Et kui vaadata neid
võimalusi on palju, sa annad maailmale midagi head, maailm annab sulle aitäh vastu, mõne asja eest võib-olla isegi makstakse vastu ja nii ta vahva on. Ja nüüd on, ütleme, sellised laias laastus mõned ideed, nagu mõned suunad, kui ma kirjeldasin, et see ei pea tingimata projekt olema, mõned näited, mis valdkonna tegevused võivad sul Entrumist välja kasvada. Võib mõtiskleda, et kas siin on mõni selline valdkond, kuhu sinu idee praegune kuulub. Näiteks sa võid teha mingi tõsise äriprojekti, mingi asi, mis on hästi tasuv, mõelda läbi, nii nagu võib-olla õpilasfirmades tehakse või nii, et hakkad midagi tootma, meisterdama, teenust pakkuma. Või hoopis teises äärmuses, sa tahad teha ühekordse mingi meelelahutusliku aktsiooni. Mul oli ühe koolitusel, tõmbasime rahva käima, siis nad läksid, tegid seda freezingut ja olete näinud võib-olla need, kuidas neid kutsutakse, kui suure massiga lähed ja mingit actionit tänaval teed. Flashmobi tegid. Nad läksid Tartus, läksid Lõunakeskusesse 80 inimesega, tegid freezingut seal niimoodi, talve kõige külmemal päeval. Väga lahe! Inimesed said ägeda kogemuse, ägeda elamuse, ei pea mingit hullu ärimudelit, skeemi olema. Sinu Entrumi idees piisab ka sellest, kui sa teed midagi, mis paneb sind lihtsalt elama, mis on lihtsalt vinge. Nii et võib olla selline ühekordne äge algatus. Või äkki sotsiaalne algatus. Sotsiaalne algatus on see, et ma kuulasin pausi ajal mitmed, tahaksid kedagi abistada, tahaksid aidata, tahaksid endast anda. Ma ei teagi veel täpselt, keda aidata või kuidas, aga ma tahaksin aidata neid, kellel on seda vaja. Need ideed lähevad sinna sotsiaalse algatuse valdkonda, et kas sul on koerte varjupaigad või muidu inimesed või niimoodi. Kusjuures ühe suunisena äkki annaks kaasa, kui sa selle sotsiaalse algatuse valid, siis vali selline valdkond, mis sulle endale isiklikult ka korda läheb. Sest seal sa muudkui nagu kogu aeg annad niimoodi, et siis on hea, kui sa ise tunned, et see on hästi tähtis valdkond, kuhu anda. Kas kellelgi on mõttes ka IT-startupi tegemine, et teeks mingi ägeda arvutiprogrammi või mingi ägeda lehe või niimoodi? Kas kellelgi on selline mõte ka? Meil on muidu, kusjuures, kui meil suhtlemiseks läheb, meil on üks mentor, kes on sellise tehnoloogia valdkonna peal, et võtke kindlasti, kes tehnoloogia mõttega on ja IT-suunaga, tema ütles, et tal on selline taust, et ta oskab siis hästi mingit nõu anda või niimoodi, või häid küsimusi küsida. Ja all vasakul on näiteks lemmikhobi arendamine. Sul on mingi hobi, ma ei tea, Slackline, see on mingi uus huvitav valdkond Eestis, olete teinud seda proovinud? Slackline, teate seda? Nagu mingi nöör on ja siis tüübid kõnnivad seal peal niimoodi, teevad hundirattaid ja asju. Et näiteks selliseid algatusi, et sa tahad lihtsalt enda hobi edasi arendada, seda veel rohkematele inimestele enda kodupiirkonnas pakkuda, et kõigil äge oleks olla. Võid ka seda teha. Ehk siis neid võimalusi on palju ja tunneta ise sisemiselt ära, et mida sina tahaksid teha, kas mingit äriprojekti või aktsiooni või heategevust või lihtsalt lemmikhobi edasi edendada. Sa võid seda kõike teha, see on kõik lubatud. Nii et täiesti vabad käed selles osas. Ja kui su idee tundub alguses võib-olla liiga kulukas või suur, siis hakka mõtlema, kuidas ma saaks seda väheste vahenditega seda teha, mis selle taga oli. Mäletate, ma rääkisin sellest kino näitest, et kui toolid on ebamugavad, äkki saab ilma uue kino ehitamised, et neid teha natuke mugavamaks. Et pärast niimoodi nutikalt mõelda. Ja teie ettevõtmine võibki peituda ühes aktsioonis. Teeme Pärnu kinotoolid mõnusalt pehmeks. Sellest piisab. Ei maksa asja keeruliseks ajada. Mis lihtsalt kõige tähtsam seejuures on see, et sa ise oleks vaimustades, see oleks äge, sa avastaksid, õpiksid, sa saaksid kogemuse. Olete võib-olla mõelnud, olete äkki sirvinud töökuulutusi vaadanud, ajalehes ikka tuleb ette, eks ole. Mis on üks asi, mida alati nõutakse? Keeled, ja seda ka. Mis veel? Kogemus. Jah. Kuidas ma saan töökogemust, kui mul töökogemust ei ole ja töökogemust kõikjal nõutakse? Veider, eks ole. Entrum on üks nendest variantidest, kus on võimalik saada mingi asja elluviimisel kogemus ja siis selle jagu lihtsamini teha enda muid toimetamisi, kas siis tööturul või ettevõtjana. Kogemus on see, mis määrab. Kogemus on see, millele sa aasta pärast, kui Entrum programm on läbi, vaatad tagasi ja ütled, see oli vinge. Just see, mida sa ise tegid, mida sa ise kogesid. Muidugi, kui sa lihtsalt käid ja kuulad, siis see on ka vinge, aga see on nagu kõige vingem, kui sa ise teed ja koged. Seega ma kutsungi sind mõtisklema praegu, mida sa tahaksid kogeda, mis võiks olla see, millele sa aasta pärast vaatad tagasi ja mõtled, äge, ma selle ära tegin, see on vinge kogemus. Millise suuna peal see võiks olla, mõtisleda hetkeks. Ja ma äkki annaksin sulle korraks
sellist mõtisklemisaega, et sa saaks veel natukene mõelda, võib-olla korrigeerida seda valget kleepsu, mis sul on, ja siis me lähme omavahel otsima inimesi, kellega meil kuidagi ideed haakuvad või kes võiks mingil moel meile midagi ideid juurde anda või meie punti tulla ja nii edasi. Et läheb suureks sagimiseks. Aga võtame kõigepealt selleks aega. Kui teeme ühe sellise asja. Istu korraks niimoodi, et sul on jalad on ilusti rahulikult toetavad vastu maa. Lase enda õlad niimoodi mõnusalt olla, nii et on hea. Hinga rahulikult sisse ja välja. Jätka samas rütmis edasi. Nüüd lasta silmad vaikselt kinni ja hingata rahulikult edasi. Ja lase mõttes enda silme eest läbi mingi kujutlused nendest ägedatest kogemustest, mida sa tahaksid kogeda. Mõtle nende valdkondade peale, mida sa enda jaoks valisid. Ja mõtle, mis on see äge asi, mida tahaks teha veel või proovida. Ja lase lihtsalt nagu selliseid pildikatkeid nendest asjadest, mida sa tahaks teha või kogeda. Lihtsalt korraks endal niimoodi mõtiskleda. Ja mõtiskle, milline nendest tegevustest kuidagi annab sellise kõige mõnusama emotsiooni, et see on äge. Nüüd võta see sama kujutlus, need mõtted, mis sul olid, pane erinevad variandid, võid kirja panna enda sinna töölehe peale. Sama lahter, kus sa ennem kirjutasid ühe idee, rahulikult silmad lahti teha, panna mõned mõtted kirja, millised huvitavaid kogemusi tahtsid, millised valdkonnad sul silme ette tulid. Lihtsalt pane mõned asjad sinna kirja. Kas keegi teist vajaks uut valget kleepsu ka? Head abistajad, kas meil jagub kleepsusid veel? Hoidke lihtsalt käed püsti ja nad toovad teie juurde selle. Ja siin, vaata, kus ideed muutusid. Ja sinna kleepsu peale kirjuta nii loetavalt, kui saad. Hea, kui sa nende suurte, kuidas neid kutsutakse, need suured tähed? Trükitähtedega kirjutada, eks ole? Ja abistajad tulevad ja vaikselt jagavad kleepsusid, kui sa näed, et nad liiguvad sinu rea poole, siis hoia kindlasti käsi üleval. Lähevad, annavad sulle kleepsusid, saad sinna enda uue suuna peale kirjutada. Kellel on muidu juba kleeps käes ja mõte valmis, siis võid natukene enda vestluspartneriga rääkida, et millise mõtte sa välja valisid ja milliseid inimesi sa eelkõige juurde otsid, et kas sa tahaksid punti kedagi juurde või tahaksid kellega koos teha, et võid natuke sumistada enda vestluspartneriga, kui sul kleepsuke on käes. Mis idee sa välja valisid, mis sa tahaksid ära teha?
Jaa. Panen. Saaks helipuldist natukene heli peale krottida, palun, muusikale. Ja kui kõigil on käes, siis ma instrueerin, kuidas me seda teeme. Et seni võid vestluspartneriga natuke sumistada, rääkida, mis mõtted sul tulid, mis on üks asi, mida sa tahaks ägedat ära teha. Hoike käsi üleval, kellel veel puudu on, saate kohe juurde. Võid seni mõtistleda, kas sinu idee aitab kellegi elu muuta. Siin slaidi peal on palju teksti, ma loen ta ette. Mõtle, kas ta aitab sul seda teha. Näiteks, kas ta aitab Eestis inimestel või mingil osal inimestest teha elu mugavamaks, lihtsamaks, turvalisemaks, visuaalselt ilusamaks, lõbusamaks, nauditavamaks, tehnoloogilisemaks, rohelisemaks, ökoloogilisemaks, loodussõbralikumaks, tervislikumaks. Ja kindlasti selle idee juures tingimus peab olema, et see pakub sulle eneseteostust ja tunnustust või raha, et ta pakub sulle seda head laengut, et sa tahaksid seda teha. Võib-olla see on kõige tähtsam isegi selle idee juures. Aga hea, kui ta teistele on ka nagu mingil moel, kas või natukene vähestele inimestele on mingi moel kasulik väärtuslik. Kellel on valmis? Lehvite käega, palun. Kellel on kleeps olemas, suund valmis? Kellel veel kleepsu ei ole, lehvite käega? Okei, kõigil on suunad nagu olemas. Kuidas see, kas sul oleks ka veel vaja? Sa tahtsid lihtsalt lehvitada? Tšau! Kuidas see nüüd jätkub, on selline, et mõtle enda sellele ideele, mis sul on, ja mõtle, keda sa vajaksid veel juurde, et sa võiksid selle idee ellu viia või kellega sa tahaksid suhelda, et mingid ideed nagu edasi täpsustada. Teil on olemas ka need patroonidega allkirjalehed, eks ole. Teisel pool, kui paljud te nendest täis kirjutasite juba teise poole autogramme? Mis siia saaks teha veel on see, et kui sa lähed ja suhtled inimestega, vaata, kellega on hull hea klapp nagu, tal on hoopis mingi teine valdkond, aga mulle meeldib ka see asi, mis ta teeb. Siis võta tema nimi ja emaili aadress siia kaardi peale, et sa saaks pärast temaga edasi suhelda, kui sa tahad. Kellel need kaardid on täis kirjutatud, see saab enda töövihiku lehe peale kuskile kirjutada. Aga just see, kui sa leiad mõne inimesega, kellega on hea klapp, loo see kontakt, et võta see kontakt, et sa saaksid temaga pärast suhelda. Põhiline eesmärk on sellel tegevusel see, et esiteks läbi rääkimise saada selgust, mis sinu idee on. Rääkides seda paljudele, sa hakkad ise ka aru saama, mida ma tahaks teha. Teiseks, kui sa tahad, et leida endale liitlasi, kellega koos seda teha. Keegi, kes oskaks midagi sellist sul seal ellu viia, mida sa ise võib-olla ei taha või ei oska teha. Ja kolmandaks, kohtuda uute inimestega, vaata, mida ägedat veel tehakse. Äkki sulle meeldib hoopis mingi muu idee veel rohkem. Selle harjutuse käigus ma palun sul tutvuda või suhelda vähemalt 10 inimesega, kellega sa täna veel suhelda ei ole. Lisaks võid suhelda ka nendega, kellega oled. Ja see käib siin niimoodi, et me kõik tõuseme püsti, sagime ringi, hajutame ennast ära, et püüdke hästi aktiivselt olla. Kas ma panen mussi käima ja siis läheb asi käima? Kas ma saaksin soundi valjemaks, palun? Aha, ma panen siit peale.
astu esimese ettejuhtuva võõra inimese juurde, loe, mis ta sildil kirjas on, vaata, kui kuidagi haakub, siis täpsusta, mis ta selle all mõtleb, vaata, kas teil on mingit ühisosa. Aga te võite ideed reklaamida teistele. Barbra Streisand. 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 Barbra Streisand.
Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Käi aktiivselt ringi, leia uusi inimesi, suhtle nendega, vaata, kas teil on ühisosa. Vaata, kas sa suudad vähemalt poole saalis olevate inimeste sildid läbi lugeda ja vaadata, kas on mingit matchi. Ja vähemalt 10 uue inimesega suhelda. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Ja kui sa leiad mõne inimese, kellega tundub olevat hea klapp, siis vaheta temaga kontaktandmeid, et saaksid pärast edasi suhelda. Võtada tema täisnimi, meili aadress, kui on inimene, kellega tundub olevat hea klapp. Barbra Streisand. Kuule, kas meil neid kleepekaid on veel või? Mummusi? Sõbrad seal taga, kas meil on neid mummusi noortele anda või? Teate, mis teete või? Kuku, minge ja küsige neid mummusi sealt päris tagant, kus need arvutid on, seal juures. Täna on siuke... Ja kui on mingi kindel asi, mida sa otsid, siis sa võid sildi peale kirjutada. Näiteks ühed poisid rääkisid kunstipargist siin, ütlesid, et otsivad skulptoreid. Ma ütlesin, kirjutage sildi peale, et otsime skulptoreid. Näe, siin on otsime videomonteerijad, film plus 3D asjad. Et te võite teha selliseid kuulutusi, kui teil tiim on nagu mingi koos ja tahate inimesi mingeid juurde. Soike neid kuulutusi üleval. Siia näiteks otsitakse filmimonteerijad, tantsijaid, tüüpe, isikuid, kes teevad trikke, rula, ratas ja muu põnev. Et näiteks siin on üks kuulutus, kus ma praegu lehvitan teile saali keskel. Samamoodi võite tekitada ise kuulutusi, kui tahate kedagi enda punti.
Okei, viimane minut suhtlemiseks, viimane minut. Võtke veel viimane võõras inimene, tutvuge temaga, vaadake, kas on midagi ühist. Ja kui on hea klapp, siis vahetage kontakti. Ole hea, leia enda istumiskoht. Kui sul on mõni uus sõber, kellega tekkis hea klapp, võid tema kõrvale istuda. Kullakesed, nüüd minge kohe tagasi kohtadele, siis me saame täpselt edasi minna. Ära muretse, kui sa ei leidnud partnereid, ära muretse, kui sul pole ideed. Praegu ainus, mida tee, mine tagasi oma kohale. Kui sa kellegiga veel räägid, siis lõpeta rääkimine ja võta käest kinni inimesele ja ütle, lähme istume. Võta käest kinni, ütle, lähme istume. Me kohe jätkame. Kui keegi su kõrval seisab ja sina istud, võta talt vööst kinni ja tõmbad enda kõrval istuma. Nii, kõik ridade äärsed, kes veel seisavad, istuma!
Ae. kuidas see läks, kes teist leidis uusi huvitavaid inimesi, kellega võiks lahe olla ka hiljem kunagi suhelda? Väga hea. Juhul, kui sa endale konkreetselt mingit asja elluviimise partnerit ei leidnud, oli lihtsalt vahvad inimesed ja osadel nad ütlesid, et ma käisin ja proovisin, aga ma ei leidnud kedagi, kellega nagu match oleks. Pole probleemi, sellepärast, et sul on võimalus alguses see idee esitada kas või isegi üksi nagu ära mingi idee ja siis punti veel juurde võtta. Või sul on ka variant selline, et sa vaatad, me teeme sellise nagu ideede börsi pärast, ma räägin sellest natuke lähemalt pärast detailsemalt, aga tuleb ideede börs, kus need meeskonnad, kes otsivad enda liikmeskonda mingeid inimesi, panevad Facebooki üles, et me otsime sellist inimest, et hõika, kes tahab punti tulla. Et kes praegu tunnevad, et mul nagu seda enda ideed otseselt ei ole, nagu ma umbes tahaks midagi teha, võib-olla mingi äriprojekt võiks olla, aga samas tahaks midagi lihtsalt hästi lõbusat teha. Et teie võite siis vaadata, kes otsib enda tiimi, et äkki te saate kellegi teise punti hüpata ja öelda, et ma tuleks ja meelsasti teeks teil sellist asja, raamatupidamist. Nali naljaks, seda on ainult äriprojektide puhul vaja. Ma räägin sellest ideebörsist natukene hiljem. Praegu ma paluksin sul mõtistada sellele ühele ideele, mis sulle endale jäi kõlama. Mingi üks selline keskne huvi või idee. Ma nägin mitmeid meeskondasid, kellel olid juba mingid huviteemad ja nii. Et nad saavad ka natuke veel korraks niimoodi oma keskis läbi mõelda. Ole hea, võta see tööleht jälle uuesti. See tööleht, mis on sul ilusti olemas. Ja testime natukene seda ideed. See tööleht, kus sa neid ruudukesi täitsid ennem. Võta sealt see, kus sa näed, on 5 punkt on, mida minu idee annab Eestile. Selle 5. punkti kohale püüa sõnastada lühidalt see idee, mis sa tahaksid teha. Et tahame teha lõbusaid filme või tahame teha selle spordiväljaku korda või et tahame populariseerida seda asja või tahame teha selliseid raamatuid, e-raamatuid kirjutada, mõned asjad, mis ma lihtsalt kuulsin siin. Kirjuta sinna üles see idee ja nüüd hakka vaatama, see on nagu selline, sa kontrollid, kas see idee on piisavalt selline, tegija idee. Hea, et see idee on sul silme ees, seepärast kirjuta sinna kohale see idee ära. Ja nüüd vaata, tõmba linnuke nende asjade järele, mis on sinu idee puhul olemas. Näiteks punkt 5 on siis, kas see sinu idee aitab teistel elus paremini hakkama saada. Kui jah, siis tõmba linnuke. Kas minu idee teeb teiste elu mugavamaks ja lihtsamaks? Kas ma kuidagi teen enda selle ideega teiste elu mugavamaks, lihtsamaks? Kas minu idee teeb teiste elu ilusamaks ja tähendusrikkamaks? Et nad kuidagi tunnevad, et nad naudivad enda elu rohkem tänu sellele, et sa pakud neile seda. Näiteks ilus ja tähendusrikkust võib olla need, kes seda disaini mõtlesid kodus interjööri disainida. Kas minu idee teeb teiste elu turvalisemaks? Näiteks, kui sa tahtsid inimesi abistada ja nii, võib-olla see on nagu just nagu otseselt teeb turvalisemaks või tervislikumaks. Kui teeb tervislikumaks, võid sinna linnukese märkida. Ja kui sa saad vähemalt ühe linnukese, siis on juba piisavalt hea asi. Kui sa ei saa ühtegi linnukest, siis ole mureta. See tähendab seda, et ideed on vaja lihtsalt natukene edasi timmida. Vaja mõelda sinna juurde mingid sellised nüansid, mis aitaks, et ta aitaks teistel kuidagi paremini hakkama saada või mugavamaks või nii. Kelle ideel tuli kõik 5 lahtrit? Teil on 5 või 4? Mul on äkki teistsugune see. 5. Kellel tuli 5 linnukest kohe sinna? Teil on mingi mega idee nagu. Väga hea. Ja mida see idee annab Eestile? Kas keegi veel lahendab seda või võtame järgmise punkti? Tublid olete? Mida see idee annab mulle? Ja me vaatasime, kuivõrd kasulik ta ümber maailmal on, aga mida mina sellest saan? Vaata, esimene lahter on, et kas see võimaldab mul ennast teostada,
aitab mul enda kirge rakendada. Siin on hästi palju asju muidugi, aga kui vähemalt ühtegi nendest ta pakub, siis on hea. Kas see pakub mulle eneseteostuse võimalust? Kas see idee tagab mulle, seda on vaja tunde, ma teen seda ja ma tunnen, et inimesed ütlevad, vau, see tõesti on hea asi, et see väärib tegemist. Heakskiit, tunnustus ja kellel on äriprojekt, sellel on võib-olla see viimane, et aitab raha teenida ka. Juhul, kui ei õnnestu vähemalt ühtegi saada, siis tuleb ideed natuke veel edasi timmida, mõelda. Ja kusjuures selle enesehindamisega on veel niimoodi, et kui sa äkki seda ideed kellelegi teise räägid, siis ta võib märgata seal, kuule, aga see ju aitab vot sellist ja sellist asja teha, et seda võib pärast hiljem edasi teha. Kui tundub, et linnukesi on vähem, siis lihtsalt arutle seda ideed mõne sõbraga, äkki ta aitab sul märgata, kuidas see tegelikult ikkagi on hea. 7. on, kas minu idee on vastutustundlik, et ega ma juhuslikult kellelegi kurja ei tee sellega. Need ideed, mis ma siin kõik kuulsin, need on minu meelest jumala head, puhtalt nagu jumala siirad ja mõnusad ideed, et ma ei tabanud, et ühelgi seal oleks midagi kurja. Kooskõlas hea tavaga. Hea tava on siis see, et nad on nagu viisakuse või käitumise normid. Kuskil neid nagu kirjas pole, aga no küsime niimoodi. Kooskõlas hea tavaga on see, et kui sa räägiksid enda emale, millega sa tegeled, kas ema ütleks, et okei on. Kui ema ütleb, issand, see on saatanast hull värk, et siis on kahtlane. Siis ei saa seda linnukast panna. See on kõige lihtsam moodus, kuidas niimoodi kontrollida. Kas su idee on kooskõlas üldtunnustatud käitumisreeglitega? Ma arvan enamasti ka, et kui sa midagi väga kuskil lavendama ei lähe, siis on korras. Ja nüüd see 3, see on natuke keerulisem, mis seadustega? Eks ole? Aga nii palju, kui mina nagu ideid kuulasin, siis ma ei näinud, et kuskil mingit konflikti oleks, et mulle tundus nagu, et need ideed on ilusti nagu vastavuses. Hõika palun veel julgemalt, ma ei kuulnud. Kumba? Tuumapomme. Seda ideed ma ei kuulnud ennem. Kui su ema selle heaks kiidaks, siis äkki läheb läbi. Kui mis asi on? Kui isa kiidab heaks. No jah. Siis on ka hea, ma arvan. Nalja naljaks, see on lihtsalt lihtne moodus, kuidas nagu kontrollida, et kuidas see idee tundub. Need on mõned lihtsalt sellised kontrollküsimused ja kui sa tunned, et nendele veel ei saa vastata, siis sa saad seda ideed veel küpsetada. Mis me selle ideega edasi teeme, on see, et kui ta on sul selline algfaasis, näiteks ma tean, et ma tahaksin midagi disaini valdkonnas teha, aga ma ei tea mida, siis te kõik saite endale töövihikud. On ta kõigi töövihikud? Need on sellised spiraalköitega need asjad. Seal on hästi palju kasulikke nõuandeid, lisalugemist, seal peaks olema ka viited erinevate valdkondade veebilehtede, kus sa saad uurida selle valdkonna kohta lähemalt, mis sind huvitab. Et see töövihik on sinu jaoks selline abivahend. Kui sa tunned, et ma ei tea, mida teha, siis võta töövihik lahti ja vaata. Teine kasulik veebileht on aadressil www.inspiratsioon.ee/ariideed. Seal ei ole mitte ainult äriideed, vaid seal on üldiselt ka ideed. Seal on hästi palju välismaa lehti, kuhu on koondatud hästi palju ägedaid tegemisi, mida erinevates riikides üle maailma tehakse. Et kui sa tunned, et miski mind seni ei ole vaimustanud, mine surfa seal, ma usun, sa leiad midagi, mis sulle äge tundub. Ja siis sa võid mõelda, kas ma võiksin seda Eestis teha kuidagi. Kas te Facebooki lehte olete Entrumil like'inud kõik juba? Kes on like'inud, lehvitage käega? Tublid olete. See Facebooki leht saab olema teie jaoks üks hea infokanal. Aeg-ajalt mine jälle facebook.com/Entrum, vaata, mis seal uut on. Mitte kohe muidugi, aga pärast. Seal jagatakse infot, mida veel vaadata ja mingeid kasulikke allikaid ja nii edasi. Ja teine on siis Entrum koordinaator. Ma paluksin korraks veel koordinaatoritel, kes saame õigesti aru, et Entrum koordinaatori esindaja on maakondliku arenduskeskuse esindaja, eks ole? Et me korraks neid alguses tutvustasime ja ma paluksin korraks veel, tuletage endale nägu meelde, vaatame, mis meil oli, kes kus kandist tuli. Viljandimaal Kairi, oled sa veel siin, Kairi? Kairi lehvitab seal. Kairi on siis
Viljandimaa arenduskeskusest. Arenduskeskus on selline koht, kus väga hakkajad ja abistavad inimesed on koos ja aitavad teiesugustel noortel või ettevõtjatel esimesi samme teha. Sinna tasub minna eriti siis, kui sul on juba mingi mõte juba päris hästi küpseb peas ja sa tahaksid juba tegudeni jõuda, et ei jõua ära oodata, millal järgmine Entrum sessioon on, siis maakondlikusse arenduskeskusesse. Sinu töövihikus on kõik need kontaktid olemas, sa leiad ülesse. Ja Pärnumaal, Kadri, kus sa meil oled? Kadri, oled sa siin? Kadri praegu toimetab kuskil hästi aktiivselt. Pärnumaal on ka enda oma olemas, kus saab minna kohale. Kui sul on idee ilusti olemas, siis sa võid teha neid täpselt samu asju ja lisaks sellele võiksid hakata mõtlema, kas on mingeid oskusi, mida ma vajaksin enda punti veel. Midagi, mida ära teha. Näiteks ma nägin, seal olid ühed, kes tahtsid kunstiaeda teha, nemad otsisid skulptoreid ja mis meil veel olid siin, filmide omad otsisid mingeid trikitegijaid ja selliseid hulljulgeid ja niimoodi. Mõtle, keda mul oleks veel punti vaja, et see idee ellu viia. Mingid teadmised, oskused. Ja võin nendele siis, sa võid võtta inimesi, kes ei olnud siin avasessioonil, aga nad peaks olema 14–19 ja siis nad võivad ühineda järgmisesse programmi, järgmisesse nagu korda, kui me kohtume novembris. Et kui sa idee koos nendega esitad, nad on meeskonda pandud, et sa võid veel võtta neid inimesi, kes siin praegu hetkel ei ole, aga keda oleks vaja. Facebookis te leiate peagi viite Entrumi ideede turule, sellisele tööbörsile. See on eraldiseisev Facebooki leht, kuhu igal ühel, kes teist otsib kedagi enda tiimi, on võimalik hõigata. Palun mulle pakkuda variante, kes võiks tulla mul näiteks, ma ei tea, kodulehte disainida, mul oleks sellist abi vaja, või hõigata välja. Ja seal sa ühtlasi võid ka näiteks öelda, et tere, ma olen selline inimene, mulle meeldib vot selliseid asju meisterdada ja ma olen selles hea, kui keegi mind vajab, öelge mulle. Et see on nagu tööbörs, kus igaüks saab kuulutuse üles panna justkui. See avaneb nüüd täna, kuupäeva järgi, ja see on saadaval kuni 5. novembrini, et sealt sa võid saada veel punti inimesi juurde. Nüüd tähtajad, tähtis kuupäev, 4. november on see kuupäev, mis ajaks oleks vaja esitada enda idee ära. Seal sa leiad internetist Entrumi lehelt selle vormi, paned sinna idee kirjelduse sisse, meeskonnaliikmed ja esitad ära. Ja need, kes idee ära esitavad, nemad saavad siis tulla järgmisele sessioonile, kus hakatakse selle idee kallal konkreetsemalt töötama. Võid esitada üksi, võid esitada pundiga, nii nagu tahad. Kõigi nende vahel, kes ideed esitavad, loositakse välja Samsungi tahvelarvuti. See on siis 17. novembril, kui me järgmisel sündmusel koguneme, on siis EMT poolt tahvelarvuti kõigile neile, või ühele õnnelikule võitjale. Kõigile neile oleks ka äge, eks ole. Aga see on selline hea töövahend. Et väike selline boonus, et kindlasti idee ära esitada ja katsetada, kuidas see edasi kulgeb. Meie järgmine sessioon on muidu 17. novembril. Kui teil idee on esitatud, siis me kohtume seal. Ma võtaksin võib-olla korraks veel vaataksin, et patroonid on hoidnud siin silma peal, mis ma olen teinud ja niimoodi, et äkki neil on veel mõnda sellist korrigeerivat nõuannet meie noorpõlvele. Et mida te tahaksite omalt poolt võib-olla jätta nüüd nendele noortele mõttesse, osadel meist on nüüd see idee ja punt olemas, osadel veel küpseb midagi sellist hingele. Muide, mul tuli praegu endal ka üks idee. Siin, kui te sagisite. Ja ma arvan, et see on hea idee, see on teostatav idee, see ei ole ülemäära kallis, kuigi mitte ka odav. Aga ma ei tea, kas ma olen nii tubli, et ma suudan selle nii-öelda ellu viia. Kas me tahame teada, mis idee see on? Kui sõita ringi Euroopas, näiteks Saksamaal, siis väga palju on vabaõhubasseine ja ka sisebasseine, kus on hüppetorn. Aga palju on Eestis hüppetorniga veekogusid või basseine? Ülivähe. Ometi võiks ju olla.
ükskõik kas sees või väljas, näiteks Kalevi ujula, mis ma ei tea, praegu kannab küll teist nime Tallinnas. Seal on võimas hüppetorn, aga sealt ei lubata hüpata ja kuidagiviisi Euroopas, kui ma olen ringi käinud, olen näinud, et väga väikesed lapsed hüppavad väga kõrgelt vette ja mitte midagi ei juhtu nendega. Sinna juurde on vaja ainult ühte inimest, kes vaatab, et keegi peaga kuskile vastu ei põrkaks või kui midagi tõesti juhtub, siis kutsub kiirabi, aga üldiselt ei juhtu mitte midagi. Ja kui selliseid basseine oleks palju, siis mõjuks see mitte ainult rahakotile hästi, vaid ka, ma arvan, laste tervisele. Just nimelt see nii-öelda julgus ja sportlikkus, need saaksid kindlasti arendatud. Mina tundsin sellistest kohtadest väga suurt puudust. Mina olen Pärnu linnast pärit ja siin sellist kohta ei olnud peale siis selle, kui suvel ise ehitasime Pärnu jõe äärde palkidest sellise kõrge 6 meetri kõrguse hüppetorni, aga iga kord, kui tuli jää, siis jää purustas selle ja iga aasta tuli see ise uuesti üles ehitada ja see oli üsna raske ja keeruline ja ohtlik veel peale selle. Mul tuli üks idee praegu, ma tõesti pean ütlema, et ja see on ma olen kaasa haaratud teie üritusest. Idee, mida sa oled tegelikult juba ka noorena ära mingis mõttes realiseerinud, kui sa ütlesid, sa ehitasid enda torni. No aga ma ei mõelnud selle peale, et seda oleks nagu kõigile vaja või et sellest võiks mingit tulu tõusta kellegile teisele. Meil lihtsalt tundus, et nii on nagu ägedam, nagu sa ütled. Et nii on äge. See, mis paneb silma särama. Ja nagu sa mainisid, et sa võid saada ideid sellest, et meenuta, kus sa reisimas oled käinud või ringi sõitnud, midagi ägedat näinud ja mõelda, kas ma tahan seda enda kodukanti teha ka, midagi sellist võib ka olla. Ja siis hakata nuputama, et kuidas ma võiksin seda ellu viia. Aga kui rääkida nüüd siis selle tänase päeva lõpetuseks midagi, mis jääks kuklasse, midagi, mis jääks positiivsena meelde või ütleme kuskile tallele, siis minu jaoks on väga oluline see, et ma olen oma naha peal kogenud sellist tarkust või tõde, et inimene õpib ainult läbi kannatuste. Mis see tähendab? Ma õpin läbi kannatuste, läbi piinade ja valu. Niimoodi vähemalt öeldakse. Võib-olla kõik inimesed ei õpi nii, aga üldiselt on selline käibetõde, et inimene õpib ainult läbi valu ja kannatuste. Ehk siis ärge kartke ebaõnnestuda, ärge kartke, et teid tehakse pihuks ja põrmuks või alandatakse. Näiteks, kui mina astusin teatrikooli 18-aastasena, niinimetatud Panso kooli, nüüd siis, ma ei teagi, mis selle nimi on täna, mingi teatrikool vist lihtsalt muusikaakadeemia juures, siis ei olnud selline positiivne tagant utsitamine, nõu andmine ja toetus, selline positiivne suhtumine vanemate kolleegide ja õpetajate poolt ei olnud kombeks, nii nagu täna siin. Vastupidi, õpetaja ehk õppejõud, sinu otsene arendaja, toetaja tuli ja ütles, et sa oled väga andetu, sa oled laisk. Peale selle näed sa kehv välja. Sa õpid halvasti ja sellega oli jutt sageli lõppenud, ta pööras kanna pealt ringi ja see oli kogu nõu ja jõud, mis ma temalt sain. Päris hea nõu, ja sellel ajal oli see haridussüsteemis väga levinud, ehk siis kõigepealt tallati sinu ego ja sinu oskused ja sinu enesearvamust tallati jalge alla, mitte nii nagu tänapäeval on kombeks, et vastupidi seda upitatakse, vaid see kõigepealt tallati jalge alla, tehti sind pihuks ja põrmuks ja kui sa siis veel ellu jäid, ehk kui sa jäid siis veel nii-öelda tugevaks ja terveks, sa ei läinud katki, ei hakanud nutma ja ei jooksnud minema, siis pöörati sulle võib-olla natukene tähelepanu. Ehk siis ärge kartke seda, et teid purustatakse ühel hetkel. Ja ei ole lootustki, et ühel päeval te sellist asja kogete, sest kõik täiskasvanud inimesed, kellega te haridussüsteemis kokku puutute tulevikus, ei ole kindlasti heasoovlikud teie suhtes.
aga ma positiivse noodina kohe nagu ütleksin, et sõltumata sellest, mis sul muidu kas siis koolitegevuses või kuskil mujal parasjagu on, siis Entrumil on sul olemas siin väga sellised positiivsed meelestatud kaaslased kõigepealt, need kompanjonid, kes teil siin on, väga palju positiivseid mentoreid on, nii et minu meelest see teebki selle keskkonna nagu erakordselt ägedaks, et siit on nagu filtreeritud välja see, mis muidu võib-olla natukene raskeks võib elu teha väljaspool, et siin on positiivne häälestus ja anna julgelt tuld seda julgustust ja isegi kui tuleb väljaspool Entrumit vahepeal mingeid raskusi ette, võta need hoopis selleks väeks, mis kontrollivad, kuivõrd sa tegelikult tahad. Vahva ütlus on, et telliskivi seinad on ainult selleks, et näha, kuivõrd me midagi tahame. Öeldakse, et mis tuul seinale teeb. Olete kuulnud sellist kindlasti väljendit. Aga mina olen näinud, kuidas tuul lükkab ümber tellist seina. Kui piisavalt väga on. Anni, mis sa tahaksid omalt poolt mõttesse veel jätta? Tahaksin võib-olla ühe väikse soovituse anda, niisuguse heatahtliku, et mis mulle jäi siin täna natukene kõrvu kõlama, oli see, et väga paljud teist tahavad kohe direktoriteks saada, omanikeks saada. Aga enne kui te omanikeks saate, te peate kuskilt alustama, kas või laopoisi staatusest, sest uskuge mind, töö teeb inimesest inimese. See töö annab teile palju suurema kogemuse kui kohe kuskile arvuti laua taha potsatamine ja uskuge mind, tänapäeva turu olukorras on võime töötada hästi nõutud omadus. Ja seda eestlaste puhul, kui eestlased lähevad näiteks välismaale tööd otsima, seda eestlaste puhul hästi hinnatakse, kuna meie seas on üsna levinud see, et me alustame nullist, et me alustame nõudepesijatest, laopoistest, mis näitab sulle kätte, mis on raske töö ja sa ei karda seda. Ja ma usun, et kui sa istud seal kõrgel pulgal lõpuks, mida sa kindlasti teed, kuna te kõik olete nii tublid, siis seda suurem on see rahuldus sellest, et näed, ma nägin nii palju vaeva ja ma jõudsin siia ja see teeb kindlasti teile palju rohkem rõõmu kui see, kui te kohe kuskile jõuate kellegi nii-öelda abiga võib-olla kõrgele kohale. Et see on siis minu soovitus, et ärge kartke tööd teha. Pange käed külge ja tehke ise oma algatust startige. Ja kaastegijad, anname ühe hea hoo meie tänastele patroonidele. Tuld! Taksuga! Marko ja Anni! Aitäh! Alar, kas mina juba jõudsin neile öelda, kui lahedad nad on? Ma tean, et sina nagu ütlesid, aga kas mina juba jõudsin ka öelda, kui lahedad nad on või? Te olete väga lahedad. Ja te olete üllatanud mind. Aga kelleta meil see päev kindlasti ei oleks nii lahe. 2 meest, näidake oma suhtumist nende 2 mehe suhtes ka, palun. Kas me laseme nad ilusti pausile või teeme mingit pulli ka lõppu või? Meil on üks video, mida me peaks näitama ja siis kas me laseme teid kohe kooki sööma või? Mis video? Meil on üks video ka veel. Ja siis me vaatame video ikkagi ära. Vaatame video ära ja siis me mõtleme seni, mis me teeme. Aga pane video käima, palun. Mind on minu elus saadud mõte, et kõige suurem andekus on tahe. Kui midagi tõeliselt uskuda ja tahta, siis on kõik võimalik. Usu endasse. Oled 14–19 aastat vana, sul on inspireeriv idee, sind paeluv hobi, IT-startup või lausa äriprojekt. Registreeri oma idee 4. novembriks 2012 ja Entrum aitab sul selle teoks teha. Kõigi ideede registreerinute vahel loositakse 17. novembril Pärnu kontserdimajas nutikas tahvelarvuti.
okei. Nüüd pane parem käsi niimoodi, nagu et sul oleks midagi siin käes, eks ju. Ja siis tule sa ka Aaralt siia, nagu me oleksime seal saalis, pange teiega parem käsi niimoodi, on ju. Nüüd kujuta ette, et selles käes on torditükk, eks ju. Ja siis anna nagu vasakul olevale inimele üks amps. Ja paremale poole anna ka nagu teisele ka. Ja nüüd läheme kõik uksest välja kooki sööma. Aga palun muusika peale teiega. Volli veel peale.